Isa oli meier, ta oli juustumeister, võimeister, ta võeti kinni kodu, sinna tuldi Tähtveresse, kus me elasime, meie kodu tuldi talle järele 1. novembril 1940. Ma olin siis muidugi laps ja siis, kui ma ütlesin, et kõnekõmin oli eestuas, seisid laua taga, 2 meest kirjutasid midagi ja isa seisis nagu voodist üles tõusnud ka, see oli öösel. Aluspesu väel seisis, nii et ta ei saanud veel riidessegi panna ennast seal nendega. Ja siis, kui kästi riidesse panna ja nendega kaasa tulla, kes sinna tulid, siis ta tuli minu voodi juure, muidugi tuli ja kallistas mind ja ütles, et ole hea laps, ma lähen nüüd ära. Ja mina siis küsisin, et isakene, kas sa tuled veel tagasi? Ja ta ütles, et tulen küll, ole hea laps. Ja läks, aga ta ei tulnud enam kunagi tagasi, siis ma vaatasin aknast järele, kui siis ta läks 2 mehe vahel. Must auto seisis värava taga ja siis nad läksid autosse ja auto siis sõitis siis Tartu linna poole ja kadus siis pimedusse ja see oli siis see viimane mälestus isast. Tema saatus, ma ütlen siis lühidalt ära, kui me olime juba Siberis, siis kui ma juba seal, peale sõja, hakkasin mina otsima teda, kirjutasin Moskvasse igale poole, siis tuli vastus, et ta on kinni mõistetud 15 aastaks ilma kirjavahetuse õiguseta. Siis ootasime 15 aastat, kui täis sai, kuskilt teda välja ei ilmunud. Hakkasin ma uuesti kirjutama ja nõudma, kus on. Siis tuli vastus, et ta on surma mõistetud ja maha lastud Kiirovi vanglas juba 41. aastal 21. detsembril. Siis tuli 41. aasta. Pidasime oma talu edasi, isegi pakuti maad juure ja kõik näis nagu sujuvat. Aga siis tuli see saatuslik päev 14. juuni, kuna sõitis suur veoauto õuele ukse ette, prõmmiti uksele hommikul 3:30. Mind ajas ema üles, mina seda ukse prõmmimist ei kuulnudki, aga ema ütles, et meile tuldi järele, tule üles, pane ruttu riidesse ja ma lähen asju kokku panema. Siis oli mul juba tuttav, et isale tuldi ka järele, juba pilt oli selge ja nüüd on meile ka. Panin ennast ruttu riidesse, meie juures ööbis veel üks tuttav, kes aitas siis neid asju kokku korrata, kappis kisti välja ja seoti punti ja ema muidugi oli väga ärritatud, tema ei osanud õieti midagi võtta, ühe asi võttis, teise pani jälle tagasi ja siis kiirustati, et tehke kiiresti, meil ei ole aega, et me peame tunni ajaga hakkama saama ja asju umbes 100 kilo ringis. Ja kui mina küsisin, siis kus me läheme, kuhu me lähme, teid viiakse Tallinna lähedale ja Tallinna lähedale maale. Küll te tulete sealt varsti tagasi. Üks oli miilitsa vormis, üks mees. Ja ema ütles, et see on Elva miilits. Ja see oli ütlenud, proua, võtke sooja riideid kaasa emale. Ja ema siis võttis, viskas siis kübarat tagasi sinna kappi ja siis hakkas võtma siis kampsuneid seal ja mis oli sinna. Voodiriideid tõmmati ühe lina sisse, seoti madrats, vatitekid, 2 patja ja mis seal voodi peal olid, need seoti selle kampsud ja siis viidi niisuguse pampudena valge lina seest alla trepist. Mina panin põhiliselt, hakkasin ruttu siis, kui nemad pakkisid neid suuri asju, hakkasin mina siis oma asju pakkima. Ruttu, mis ma siis võtsin, hakkasin siis vaatama riiuli peale,
käärid, niidirollid, niisugune plekk karbises, kus need olid nõelad, niidid, kõik. Mina siis panin need, minul oli üks pisikene kohver, toppisin tolle täis neid asju. Niite, nõelu, neid karpe ja siis see väike märk, et see peab tasku panema, see oli mul alati kaasas, kui ma ükskõik kus käisin, kas koolis või kus ja selle ja no vot, ja siis said need asjad kätte ja nii, siis läksime alla, viidi kõik need kompsud alla, käsutati juba autosse, ema oli juba istus autokastis püssimehe kõrval, kust poolt me tulime, aga sealt siis nägin, et seal oli autode järjekord. Enne meilt kohe oli üks suur veoauto täis rahvast, seal ei olnudki rahvast, seal oli hulga kraami ja üks vana inimene karjus seal suure häälega. Meid viiakse Sahhaliini saarele, nutis. Sammhaaval need autod läksid edasi ja kogu aeg siis tõsteti see kraam siis vagunist sisse, vaguni uksed olid kõik lahti ja siis oli üks väiksem, osa vagunid olid suuremad, osa olid väiksemad. Meie peatusime väiksema vaguni juures, kui seal oli uks lahti ja meie pambud sinna sisse visati. Muidugi seal oli juba suur hunnik neid pampe ees, keset loomavaguni põrandat. Läksime meie ka sinna sisse ja siis ta oli juba rahvast nagu täis. Ma vaadasin, et siin ei ole nagu meile kohtagi. Peale meie sissepanekut, ma ei tea, kas üks või kaks inimest, mis seal veel üksikud sealt sisse anti vagunist ja siis löödi vaguni uks kinni. Siis oli seal pool pime, siis ma nägin, et oli mingi vihmavetoru sealt läbi põranda pandud ja see pidi siis, ema ütles, et see on WC. Et kui tahad, et siis ütled, et siis lähme alla ja vaatame, kuidas seal saab. No vot, ja siis hakkasid naised sinna ehitama sirmi ümber, kuidagi kinnitama seda voodilina, nii et ei ole nagu lageda peal see WC osa sellest vagunist. Siis tõusis päike, mis hakkas vagunit kütma. Siis hakkas kuum, siis hakkas palav. Siis oli juba nii, et hakkas õhku ka, hakkas vähe olema, ei olnud õhku. Tahtsime juua, vett ei olnud. Prõmmisime ukse peale, siis tuli vene keeles keegi sinna pahandama, et mida te kolgite siin ja mida te tahate. No, midagi, mis me ütlesime, et vett vaja, ei ole ette nähtud, ütles too ja lõi ukse uuesti kinni. Siis läks see meie rong otse Novosibirski. Ja Novosibirskis siis pandi kohe Opi kalda peale maha ja siis üteldi, et siit lähete laeva peale. Siis natukene seal siis olime seal kalda peal unikus, nii kaua kui see laev ette tuli ja siis kui tuli üks laev, vesirattad kahel pool ja siis pandi sinna laeva peale. Siis ei näinud enam ühtegi maja, siis oli ainult need põõsad, puud, sääski must tuhat, tuuld ei olnud, sellepärast et nad varjasid ära selles ja siis vehkisime, ainult saime siis need, kui peatus siis vihamurda, niisugune viht oli, siis tollega ainult vehkisime siis neid sääski ära. Aga seal, kus meid maha panti, oli ainult üks kuur jõe kaldal, natukene tühja platsi, kuhu need meie kompsud said unikusse pandud. Ja küla pidi olema kuskil tükk maad edasi, ei tea kus. Istusime seal oma pampude otsas ja siis meiega oli kaasas siis komendant. Tollel oli siis see püstul siin, kabuuris siin rihmaga ja vorm seljas ja siis Linda Türkiga püüdis temaga rääkida. Jah, et kui kauaks ja mis pärast ja kõik. 20 aastaks, võtke see endale teatavaks, olete siia toodud 20 aastaks nagu, mis ta oli, kahjulik element. Ja siis tuldi meid vaatama just nagu orjaturul. Siis vaadati kes, kus ja siis patseeriti ja meie siis istusime seal oma asjade otsas ja kõik. No ja siis hakati valima. Ja siis valis, kes siis kelle juurde saab minna.
ja siis noh, mina ise vaatasin, et mis neile siis selle valimise aluseks on, kas näolapp või midagi. Ahah, aga pärast siis targemad oskasid ütelda, nad vaatavad, kui palju kellelgi asju on, kellel on rohkem kraami, see on rikkam igatahes ja siis tuleb see. Ja siis hakati nagu selle kraami koorma järgi välja valima neid inimesi. Tavalised kolhoosnikud, need siis tulid, lapsed olid kaasas, terve perega tulti valima. Need lased olid kõik palja jalu, nöör oli siis vööks tõmmatud, lastel kleidi peal, pikad kleidid ja kõigil olid paljad pead, juuksed täieline, no nulli peal kõigil, olgu ta tüdruk või poiss, kõigil olid nulli peal juuksed maha aetud. Aga meid, lapsi, aeti napropolku. See oli siis, pidime viljapõllu pealt kakkuma välja ohakad ja umbrohtu, siis läksime kõik teatud vahega niisugused mööda põllu peale sealt läbi ja siis kakkusime neid välja, neid umbrohtu sealt. Poest saime leiba 200 grammi said lapsed ja siis vanemad oli natukene suurem, kas 300 grammi või palju see leib oli, mis anti õhtul siis selle peale. Aga tolle leiva eest pidi küll raha maksma. Järgmine suvi, see oli siis juba 42. aasta, juba hakkas tulema toidupuudus ja nälg. Mina käisin passimas siis seal sealauda juures ja lehmalauda juures, seal tooti nende loomadele neid naerid ja siis, kui see koorem tuli, siis said vahepeal hiilida sinna vankri juure ja mõne selle krahmata kaasa. Noh, muidugi sai pahandada, et mis sai ja kus sai ja kõik, noh, aga panid jooksu, ega keegi järele ei jooksnud. Nii et said ikka oma sellega naeriga või kaalikaga kodu. Aga meie olime saanud ema seeliku vastu vahetada juba, et need sealsed jalanõud, niisugused tserkiid kutsuti. Üks paar oli siis meil neid ja nendega eelmine talv nagu oli, käisime siis väljas, kui ema oli väljas, siis olin mina paljajalu toas ja kui ema tuli tagasi, andis nad mulle jalga, siis läksin mina välja ja oli ema paljajalu toas. Kui ma karjaga hakkasin käima seal rajoonis ja seal ma siis kuulsin, et lastakse kodu Eestimaale neid, kes alaealisena sinna on viidud. Ja see oli siis 49. aasta. Ja vaat siis, kui see suur märtsi küüditamine oli, olin mina Tartus. Ma olin Eha tänaval, jäin sinna öömajale õhtu ja siis hommiku vara käis see korteri peremees, kelle juures oli, see oli minu ema kaugelt sugulane lellepoeg, mis ta oli. Ja see käis lehte toomas seal Karlova apteegi juures seal ja ütles, et inimesi viiakse ära, vastas maja ees on auto ja pantakse peale. Tuli lehega tagasi. Ma sain Koopsisse, noh, onunaine oli kodus, mõtlesin, et kus onu on. Onu läks Soobele pakku. Ja seal oli siis üks suur reinakõnn, mõtlesin, mina olen ka nende juure. Noh, ja läksin siis sinna alla Soobele pakku, seal oli pool küüni külarahvast pakku tulnuvad. Ja siis sealt oli siis näha, siis vaatasid, kui autod käisid siis kõrvalt külast, siis viidi ja inimestega auto läks. No see oli kohe tunda, mis oli nende välja saadetud auto. Tulid oktoobripühad, ma olin siis ka oktoobripühade ajal püha ei antud, rahvas pidi tööle minema. Ja mina olin ka tööl. Ja siis lähen ma lõunale ja vaatan, et üks kaarik seisab selle kodu ukse ees. Lähen sisse, miilits istub seal. Onu eestoas. Onunaine oli ütlenud, et ta oli tulnud sinna ja küsinud mind ja tema onunaine oli ütlenud, et tuleb varsti. Noh, ja ma tulin ka lõunale, kella pealt käisin lõunal. Ja ta ütles, et mul on see nõus teid, käsk teid arreteerida, pange võtke midagi kaasa ja ma viin teid ära, ta ütles. Ta ei ütlenud, kuhu ta mind viib. Ära, noh. Ja siis oli mul selge pilt. Ja siis kutsuti mind ülekuulamisele. See
mingisugune uuriva või ma ei tea, kes ta oli, erariides oli, kutsuti mind kabinetti ühe korra ja siis ütles, et vaat niiviisi on nüüd, need peavad tagasi minema ja nii ja siis muidugi küsiti, aga võib-olla te tahate meiega koostöö teha, kas te ei taha midagi? Ma ütlesin, milles see koostöö seisneb, kui midagi niisugust ütlete meile, mis keegi räägib, mis me räägime. Mina ütlesin, et oi jumal, minu kuulest ei räägi keegi midagi. Teab, et mina olen Venemaalt tulnud, kes minu kuuldes midagi räägib niisugust, mis ma ütlesin, et oi ei, et selle peale küll loota ei saa siis juba. Aga siis me saaks teid aidata, et te saate siin kauem olla. Ma ütlesin, et ei, niisugune asi ei lähe. Ja et mina ei saa ja mina ei ole võimeline. Ja siis saatiti muu sinna, ta ütles, et mõtelge veel ja kui te olete järele mõeldnud, siis ütelge, et te tahate minuga kokku saada siin üleval toas. Ja ma ütlesin, ma ütlen siis. Ja tahtsin ainult sealt rutem välja tema juurest. Ja siis hakkas minema vanglast vanglasse, sinna Tallinnasse, sealt Leningradi, Leningradist Kiirovisse, Kiirovist Sverdlovskisse, Sverdlovskist läksingi kohe vist Novosibirskisse. Ja Novosibirskisse seal. 18 aastat olin Siberis. Kokku sellega kahekordse viimise peale.